mõtlesin mina siin nüüd vastu ööd, et ma teen ühe video ja mul läks tegelikult täiesti nagu mõtte segamini, sest ma hakkasin mingi miljoni erineva asja peale nagu mõtlema ja asju meelde tuletama. Et ühesõnaga, väga palju praegu viimasel ajal on mingi valgustumise teema jälle üleval, on ju. Et need valgustunud inimesed, need peaks olema siis nagu pritsivad õnne ja ma ei tea, õnnelikkust ja positiivsust ja mitmes kohas nagu lugenud ja kommentaare uurinud, mis on alati hästi põnevad, kusjuures kommentaaridest vaadata. Et see valgustunud või tähendab inimene, kes on siis tegelenud endaga, ütleme, et piisavalt pika aja, jõudnud endaga kuskile, võib-olla isegi õpetab teisi, et ta nagu ei tohiks enam olla inimene. Et ta nagu ei tohiks lubada endale enam inimesena käitumist. Saad aru? Et see inimene, kes on nagu need inimesed siis, kes on nagu tegelenud iseendaga ja kõige selle, ma ei tea, oma enda tervendamisega ja sihukeste asjadega nagu, et ego on nagu, ta on olemas, sellepärast et ego kuskile nurka ära surumine, ära unustamine, maha surumine, temast lahti saamine, vabastamine, kõik siuksed, ma ei tea, ärasaatmised ja mis iganes. See ei ole see, kuidas sa egoga tööd teed, muuseas. Ego on ka ikkagi sinu osa. Ühesõnaga, need inimesed siis, nad ei tohiks enam teatud tasandile jõudes tunda ennast inimesena. Mis on hästi põnev minu jaoks. Mingist kohast, kusjuures ma mäletan, et mingi teema oli kuskil grupis üleval, mis praegult ka hästi palju nagu tähelepanu tõmbab ja erinevaid arvamusi tekitab ja siukseid vastakuid tundeid, on ju. Et ma ei ütle konkreetselt, kus ja mis teemad ja kes ja nii edasi, on ju, sellepärast, et see on üldine. See ei ole ühe teema keskne ega ühe inimese keskne, see on üldine asi tegelikult. Ühesõnaga oli grupis mingi teema üleval ja siis see, kes selle grupi selle üles pani, ta ütles päris krõbedalt selle teema kohta. Ja enamus ma usun siiralt, et enamus tegelikult sai aru sellest, sest see on tõesti raske teema ja siukene, tahab hästi, ütleme lihtsalt raske teema. Ja siis hakkas alla ilmuma kommentaare. Ma ei tea, mitu nüüd lõppkokkuvõttes tulema seda ühte ainult nägin, on ju, tegelikult, ei, mitut, 2. Aga umbes, et ütleme stiilis, et selline inimene ei tohiks enam niimoodi rääkida. Kusjuures tegelikult ta ei öelnud mitte midagi nii õudsat. Kui mina oleks olnud tema asemel, ma oleks midagi palju õudsamat öelnud. Ja ma olen ka seal tasemel. Vähemalt mulle endale meeldib mõelda nii. See on minu ego, ta lendab, see on okei. Okei. Ühesõnaga, et sellisel tasemel inimene ei tohiks enam niimoodi rääkida, on ju. Ja ma siis omalt poolt lisasin sinna, ma vahel ei saa lihtsalt vait olla, ma pean ka nagu panema mingisuguseid neid kommentaare kuskil, et ma siis lisasin omalt poolt sinna alla, et teate, et tegelikult sellisel tasemel inimesed räägivad ka nii ja kuidas veel. Aga see on alati õigustatud. See on alati õigustatud.
põhipoint ongi nüüd mul see, et ma olen jumala kindel, et isegi Dalai-laama vahepeal vihastab. Ta ei näita välja seda võib-olla, mitte avalikult vähemalt, sest nii tõesti ei ole nagu võiks mitte, sest kui sa teatud tasemel endaga jõuad, vaata, hakkad hästi selliseid hästi suuri asju tegema, siis sinna tulevad juurde mingisugused nagu ootused ja omamoodi piirangud, mismoodi sa tohid nagu välja näidata. Või mida ja mismoodi, on ju, kuidas sa enda mainet hoiad. Sa pead enda mainet hoidma, vaata. Raudselt on erandeid. Ja raudselt isegi tal on hästi lähedasi inimesi, kes on kuulnud, kelle eest ta julgeb olla nii vaba, et ta ütleb mingi asja kohta nagu tõsiselt vihastab, fuck you nagu päriselt, lihtsalt, nagu kui loll see inimene olla võib. Sest et ükskõik kui kõrgele tasemele sa tegelikult endaga jõuad, mis iganes teed mööda sa siis lähed. Sa oled ju ikkagi inimene. Mis mõttes sa ei tohi enam lubada endale käituda nagu inimene siis? Kui sulle ikkagi loobitakse piisavas koguses sitta näkku, sa ikka kurat ütled vastu lõpuks. Kaua sa kannatad? Sa ei jaksa elu lõpuni ju. Sa ei jaksa igavesti. Kokkuvõttes oled sa ikkagi lihtsalt inimene. Vahet ei ole, kui valgustunud. Või kusjuures ma olen jumala kindel, see valgustunud, see on tulnud kuskilt hoopis teisest kohast ja ta lihtsalt sellel on omistatud mingi niisugune tähendus, et umbes nagu sellel valgustunud inimesel siis varju enam ei olegi. Tulge mõistusele, meil on kõigil see vari olemas ju. Ma tean, et on suhteliselt palju inimesi, kes ütleme, et jälgivad mind ka kui väga head eeskuju. On ju? Aga see ei tähenda absoluutselt seda, et kui keegi mingisugune inimene sööb mu nagu viimse närvi seest ära, et ma ei või siis välja lasta seda, et ma olen ikka kuradi pissed off. Sellepärast, et me võime ikkagi ju lubada endale ka mingisuguseid inimlikke tundeid. Me ei saa neid ära kustutada. Pluss või see, et mõelge nüüd, need õpetused lähevad sel juhul väga mööda üksteisest. Kui ühest küljest öeldakse, et sa pead oma ego kõik maha suruma ja ma ei tea, ära unustama, eemaldama endast, ego vaba täiesti siukene, ma ei tea, lilled, liblikad, vikerkaared ja kõik on alati hästi ja mingi siukene jama, on ju. Mitte päris jama, aga let's face it, see on ikkagi jama. Ja siis ehk siis sa võtad, see lilled ja liblikad ja vikerkaared on ju, sa ei tohi tunda põhimõtteliselt, sul võetakse ära igasugune õigus tunda negatiivseid tundeid. Ja siis hakkad selle juures lõpuks käituma nagu mingisugune pisikene haavunud lapsekene, kellele appi keegi ütles mulle midagi halvasti ja nüüd on katastroof. Õudne. Sa ei saagi nende emotsioonidega niimoodi hakkama ju. Ja siis on need teised õpetused, kus öeldakse, et tunne kõik oma tunded läbi, sest sa oled ikkagi inimene, vaata. Sa ei saa selles kehas, siin reaalsuses elada niimoodi oma elu, et sa ignoreerid mingisuguseid emotsioone, mis sinus üles tulevad. Et sa ignoreerid oma traumakohtasid lõpuni välja. Ignoreerid lihtsalt. Ei tee neist välja, unustad nad ära, korra tegeled ja ongi kõik, paneme riiulisse ära, sellega on nüüd kööga, on ju, tehtud, kriips peal. See ei käi nii. Sa ei saa siin reaalsuses niimoodi olla.
sa ei toimi, sa ei ole nagu toimiv inimene siis. Sellepärast, et pool kogemusest jääb sul ju saamata. Sul jääb nägemata pool elust. Kui sa istud oma klapid peas ja oled nõus nägema ainult osa. Ja teise osa lihtsalt kustutad ära, sest seda nagu ei eksisteerikski. Ei mingit negatiivsust, ei, jumala eest. Ja siis pange tähele, kuidas see ego seal veel lendama hakkab kusjuures. Isegi teda eriti veel selle juures. Ma ütleks, et vähem egokad, vähem möllab ego nendel inimestel, kes aktsepteerivad oma kõiki emotsioone. Nad saavad nendega adekvaatselt hakkama, nad tunnevad, nad annavad neile koha endas. See ei tähenda absoluutselt seda, et kui ma olen täiega pissed off kellegi peale, et ma lähen ja annan talle lõuga. Õigel sekundil, usu mind, iga inimene on selleks ka võimeline. Ükskõik kui valgustunud ta on. Ükskõik kui palju ta on nendega tegelenud. Üritan praegu vaikselt rääkida, siis kõik teise magama. Õigel hetkel saab lahvatad. Sa võid olla oma traumakohtadega tegelenud ükskõik kui palju. Kui tuleb see üks vint üle selle nupu pealt, selle klõpsu pealt, mis keerab su seda traumakohta, mida sa kogu aeg teadvustad, tunnistad, vaatad ja jälle ma tunnen seda, väga tore on ju, bla. Nagu see käib, ma ei viisi pikalt seletada. Kui üks koht tuleb ja keerab jälle vindi peale, sa vihastad. Ja kui see vind keeratakse üle, sa plahvatad. Ja see on jumalast normaalne. Sa plahvatad ära, elad ennast välja. Ja see, mis edasi saab, ongi see oluline koht, kus sa näed ära, kui palju sa oled endaga tööd teinud. Ei ole veel see koht, kus sa päriselt plahvatad, sellepärast, et me ei saa lõpuni välja pidevas trigger sekundis. Pidevas peale keeramises me ei saa lõpuni välja jääda kogu aeg rahulikuks, valgustunuks. Instinktid löövad ikkagi välja lõpuks. Sa saad jääda rahulikuks ainult siis, kui sul on vahepeal mahalaadimise hetk. Kui seda vinti ei keerata kogu aeg peale, saad aru? Siis on tõesti võimalik. Aga kui sul pidevalt loobitakse sitta näkku, üle mõistuse igasugust, ma ei tea mida, on ju, ja see kogu aeg keerab ja siis sa kogu aeg mõtled veel seal juures, et ma olen ju ometi nii palju endaga tööd teinud, ma ei saa lubada, lõpuks see viha sinu enda sees on juba mitte see ongi sul juba iseenda peale viha, mis paneb sind plahvatama. Sest sa vajad tunda seda, sa vajad seda plahvatust. Ja kokkuvõttes on seal siis mitu viha koos. Nii see traumaolukord, mis tekitab seda viha, see vindikeeraja, kes on siis see, kes trigerdab, on ju, kelle peale sa nagu ka vihastad. Ja siis sa vihastad veel iseenda peale. See plahvatusmoment, see näkku sõitmine, see ongi see, kui sul on mitu viha juba koos. Ja üks neist on see, et sa ei saa lubada endale seda. Keelamine. Saad aru? Ükskõik kui valgustunud sa oled ja ükskõik armas minu jälgija. Ma nii hindan neid inimesi, kes on julgenud, see ei ole julguse asi, kes on tunnustanud seda, et kes on öelnud mulle, et nad hindavad minu juures just seda, et ma olen hästi otsekohene, ma olen isegi karmilt otsekohene ja ma julgen seda teha. Ma julgen aktsepteerida ka seda, et mis sest, et ma olen üle 10 aasta rahulikult oma nende traumakohtadega tegelen. Tegelikult võib öelda, et päriselt
Ma hakkasin iseenda traumakohtadega tegelema siis, kui ma olin veel nende traumade sees. Ma olin pubekas veel siis. Juba siis ma tegelikult hakkasin nendega vaikselt tegelema, sellepärast et juba siis ma hakkasin analüüsima, miks, kes, mille pärast, kus see tuleb, nii edasi, vaata. Ma olen nii kaua tegelen nende asjadega. Nii kaua. Ja kui sa, kurat, tuled loobid mulle sitta näkku, sa võid jumala kindel olla, et ma võtan selle sita, korjan kokku ja loobin sulle tagasi. Ja lihtsalt nii ongi. See on nagu... Ja ma mõtlengi, et nagu nii palju on igasuguseid teemasid praegult, võib-olla ma lihtsalt ise näen neid, võib-olla neid ei ole üldse nii palju, see ilmselt oleneb sellest algoritmist ka, mida ta mulle ette ploobib ja ühesõnaga minu jaoks käib minu seinalt, minu sotsiaalmeediast läbi hästi palju siis selliseid teemasid, kus on nagu keelatud ära teatud tasemeni endaga tegelemisega jõudnud inimestel tunda oma inimlikke tundeid, emotsioone ja neid välja lasta. Ma hakkasin enne, mul läks midagi läks natukene vahepeal siin jooksu, et see, kui palju sa oled oma asjadega tegelenud, kui palju sa oled oma traumakohtasid analüüsi nendega nagu oma emotsioonidega hakkama saada ja nii ja naa, see kõik hakkab peale pärast seda, kui sa oled plahvatanud. See, kuidas sa edasi käitud. Kui kiiresti sa maha rahuned. Kui kiiresti sa olukorra läbi analüüsid. Vabandad? Või ei vabanda? Sest alati on valik. Ja oma inimlikust seisukohast, kui sa oled... plahvatanud, ehk tähendab, kui sulle on valatud sitta kaela ja sa selle sama sita loobid tagasi. Sest sa ei pea selle sita alla jääma, sa ei pea üldse. Sul on alati valik vastu hakata. Sul on õigus vastu hakata seista iseenda väärtushinnangute eest, iseenda piiride eest. On ju? See on sul õigus. Ehk siis pärast seda plahvatushetke, siis valik mitte vabandada. Kuidas sa enda sees selle asjaga hakkama saad, see on see, mis näitab sulle ära, kui kaugele sa oled oma asjadega jõudnud, kui kaugele sa oled oma teemad lahendanud. See, kui pikk on sinu süütenöör nii-öelda, see näitab ka ära, kui kaugele sa oled oma asjadega nagu jõudnud oma teekonnal. Aga süütenöör ei kao sul mitte kuskile. Lihtsalt nagu palun tule reaalsusesse ja saa aru sellest, su süütenöör ei kao mitte kuskile. See võib natukene aeglasemalt põleda, see võib väga palju aeglasemalt põleda, see võib väga pikk olla, aga see ei kao mitte kuskile. Ja kui on mingisugune süütaja, mis hoolitseb väga selle eest, väga nagu järjekindlalt selle eest, et see süütenöör kogu aeg põleb. Siis üks moment ta jõuab selle kuradi dünamiidini välja. Ja siis sa plahvatad. See ei tee sind absoluutselt vähem inimeseks. Kui sa plahvatad niimoodi iga asja peale, siis on probleem. Kui sa lähed väga kiiresti närvi mingisuguste asjade peale, siis on probleem. Siis ilmselgelt sul on väga palju veel tööd teha. Ja ma tean, ma praegu hakkasin mõtlema, et sellel on tegelikult väga mitu seda vaatenurka. Et ma absoluutselt ei räägi praegu sellest, kuidas sa lihtsalt lased endast üle sõita ja kannatad liiga kaua. See ei ole absoluutselt see. Sest sa tead täpselt sa tead, mis toimub terve selle aja, kui see süütenöör põleb. Sa tead, mida sul on vaja rahunemiseks teha, sa tead, kuidas sa analüüsid seda, sa tead, kuidas sa selle põlemise emotsiooniga hakkama saad.
sa tead, kuidas seda nagu, sa oskad ennast võimalusel, rõhutame sõna võimalusel, sellepärast et reaalsus on see, et sul ei pruugi tekkida seda võimalust. Kui sa võimalusel saad ennast eemaldada sellest põlemisest, korraks see tuli ära kustutada see süütenööri otsas. See on väga hea. Sa oskad seda teha, sa saad sellega hakkama, see juba näitab mingit taset. Endiselt see ei hoia ära plahvatust. See, kuidas sa pärast sellega toime tuled, see on ka oluline. See on nii tore, kuidas kui ma hakkan rääkima mingisuguseid asju, mis mul on nagu ette mõtlemata, vaata. Enamus ajast, kui ma videot hakkan tegema, siis mul on mingisugune mõte juba peas ketrad, mul on juba enam-vähem järjekorras asjad, on ju. Aga kui ei ole, kui ma hakkan lihtsalt niisama tegema, siis ma lihtsalt sõidan mingisugust asjade vahel, sellepärast et mu mõte käib nii kiiresti lihtsalt. See lööb pähe, siis ma pean selle kähku ära mainima, enne kui ma ära unustan, ja siis samal ajal, kui ma selle ära mainisin, ma unustan ära selle, millest ma just enne rääkisin. Et vabandust selle eest. Aga ma loodan, et sa saad pointile pihta. Ühesõnaga, väga palju on viimasel ajal seda teemat, ja valgustunud inimestel puudub vari. Nagu peaks siis puuduma vari. Paistab valgus sealt poolt, mul on siin vari. Mitte ma nüüd peaks ennast valgustunud inimeseks, ära absoluutselt sellest aru, teda niimoodi arva, on ju. Ma tean, kus tasemel ma olen. Kui ma kirjutan raamatu, siis te saate aru, mida kõike ma olen läbi teinud ja miks mul on natukene, ma võtan endale õiguse praegu nüüd. Ma olen 41 aastat vana. Ma nüüd võtan endale õiguse lasta oma egol möllata selle koha pealt, mis tasemel ma praegu olen, võttes arvesse, mida ma tegin, et siia jõuda, kus ma läbi käisin. Saate sellest aru? Ma juba natukene põlen, et sellest asjast kõigest rääkima hakata. Aga okei. Ühesõnaga, ma võtan endale õiguse öelda praegu, et ma olen valgustunud. Lamp paistab sealt poolt, valgus on siin, ma olen valgustunud. Aga mul on ikkagi vari. On ju? See kao mitte kuskile. Isegi siis, kui ma olen nii valgustatud, et ma seisan reaalselt täis prožektoritega ruumis, mul on igalt poolt valgus peal. Need on minu teadmised. Need on minu kogemused. Need on see, kuidas ma nende asjadega hakkama saan, on ju. Ma olen valgustunud. Ruum täis prožektoreid, igalt poolt kõik asjad. Kujuta nüüd ette reaalselt, mismoodi sa peaksid seisma, et sul ei oleks mitte kuskil varju. Kas see on füüsiliselt võimalik üldse? Ja mõtle nüüd mikrodetailideni välja. Kus sul varjud jäävad isegi siis, kui sa oled täis laks, põranda alt tuleb ka valgus. Sõrmevahed. Küünealused. Ma tean, mul on pikad küüned, on ju, aga siin all on sul ikkagi vari. Siin on sul ikkagi vari. Kõrva taga, siin, need kohad, sees, seal on ikkagi vari. Siin on sul ikkagi vari. Su sees on vari, saad aru, point on selles. See, et sa oled väliselt valgustatud, kõikide nende väliste ja nende teadmiste ja asjadega, teadmised kõik on su sees, aga need tulevad ju väljas sulle. Sa ei sünni kõikide nende teadmistega, sa saad nad kuskilt. Sul on sees ikkagi vari olemas ju. Sa ei saa sellest varjust lahti. Sa pead hakkama selle varjuga lihtsalt koostööd tegema. Pane enda vari enda jaoks tööle. Sest sa ei saa sellest varjust lahti. Ükskõik kui valgustunud sa oled. Sul on sinu vari. Ja sind teeb valgustunuks lihtsalt see, mismoodi sa suhtud sellesse varju. Kui suur ta on, kui palju ta lämmatab sind, kui palju teda su ümber on, kui palju teda välja paistab, kui tume ta on ja kui õudne ta on. Sa võid olla ükskõik kui valgustunud inimene, sul on ikkagi vari. Ja vahel see vari paistab välja. Ja see on täitsa okei. Ma ei näe mitte mingisugust reaalset põhjust, mille pärast siin maailmas
päris tõsiselt keegi muu peale Dalai Lama, peaks mitte lubama endal olla inimene. Meil on nii palju igasuguseid selliseid tegelasi ilmunud, et kes räägivad seda valgustunute juttu ja mul on muidugi ääretult hea meel, et terve maailm on täis inimesi, kes avastavad aina rohkem ja rohkem selle enesearengu tee ja tegelevad endaga ja lahustavad oma neid, tervendavad ennast, aga väga liiga palju on tekkinud ka selliseid tegelasi, kes selle varjus, selle valguse varjus petavad. Valevalgustunud. Isegi kui nad alustasid Jumala õigesti, siis pange tähele, väga palju on selliseid inimesi, kes on see on nüüd see koht jälle, mis mulle kangesti meeldib rääkida. Ma tean, et me laagris kindlasti võtame selle teemaga üles, sellepärast, et see lihtsalt nagu kuidagi käib iga asja juurde. Et ma ei lõpu see laagri siis. Mul peal on info olemas. Et sa alustad oma enesearengu teed. Sa teed kõiki jumala suure õhinaga, sa jõuad juba kuskile värki, kõik, kes endaga tegelevad, teevad läbi sellise mõnusa asja nagu spirituaalne ego. Sa saad oma egoga hakkama, sa juba tajud teda, saad aru, mis ta siuke on, kes ta siukene on, mis ta eesmärk on, sest tal on ka eesmärk, Aga sa ei taju mitte mingi moega ära, kui sul tekib spirituaalne ego. See on see, mis paneb sind arvama, et sa oled valgustunud. Ja mitte keegi ei saa sellest aru ise. Talle peab seda ütlema. Sest kui lihtsalt niisama selle ütleme, et siis see tavaline ego, kui tema möllab ja keegi tuleb, ütleb sulle, et kuule, su ego möllab, selle tajub ära võib-olla. See vähemalt paneb mõtlema. Aga see spirituaalne ego, see on selline kaval tegelane, et kui keegi tuleb sulle ütlema, et kuule, su mingi ego möllab siin praegu, et ära kujuta ette endale, et see natukene üle võlli, sa elu sees ei usu teda. Ja ise sa mitte elu sees ei taju ära seda, et su spirituaalne ego möllab. Ja need on need ülevalgustunud meil siis. Ma ütlen nagu spetsiaalselt ülevalgustunud. Nad on nagu, ma isegi ei oska siin ühtegi sõna praegu panna. Aga nad on need, kes usuvad ainult ühte tõde. Kes on klapid peas kinni ainult oma ühes tões, mis sobib neile väga hästi. Ja nad on absoluutselt vankumatult kindlad, et nad on juba nii tegijad, et neil on igasugune õigus arvata endast ükskõik mida. Ma ei taha sinna ühtegi konkreetset näidet selles mõttes panna. Ma tahaks rääkida sükest hästi ümmargust mulli, sellepärast, et mul on olnud viimasel ajal päris mitu kokkupuudet, päris mitme spirituaalse egoga. Ja ma ei leia,
et see on minu ülesanne neile seda õlale koputust teha. Et ma lihtsalt olen kõrvalt jälginud, vaatanud ja no ütleme lihtsalt, et mul on kokkupuude. Ja see on päris õudne. Päris mitu sellist. Ma olen ise ka selle egovärgi läbi teinud. Ja oi, kui valus kukkumine see oli. Siis, kui ma aru sain, mis see spirituaalne ego on ja et mul ta möllab. Ma ei saanud ise aru sellest. Päriselt ka. Sest kõige ülbem ja isekam inimene on see, kes kõnnib mina ja maailm, ainult fa-fa, mingid siuksed asjad on ju. Aga see spirituaalne ego, see on tase omaette. Ta on nii vaoshoitud. Ja ta on nii ennast täis. Et ta tihti mitte isegi ei demonstreeri, kui ennast täis ta on. See vaikselt imbub läbi sealt lihtsalt. Need, kes teavad seda teemat, need teavad sellest aru saada. Need, kes on kokku puutunud spirituaalse egoga ja selle möllamisega, nemad saavad sellest aru. Mitte keegi teine ei saa sellest aru. Sest see ego on nii tark. Ta on nii kaval. Ja ta teeb nii pimedaks, et see on õudne. Ja selliseid neid egomölle toimub praegusel ajal oi kui palju. Seda on nii õudne vaadata. Väga paljud, kes selle spirituaalse ego möllu käes vaevlevad, on ka need, kes mõistavad hukka seda, kui teised valgustunud näiteks kasutavad mingisuguseid, ma ei tea, roppuseid. Okei, no roppusega valesti öeldud, ma ise kasuta mitte kunagi roppuseid. Et lihtsalt siukseid raisk ja kurat ja mingid siukesed ja sõimavad võib-olla näo täis või midagi siukest. Ma isegi tea, kas ma tahan nüüd rohkem ise veel midagi öelda. Põhiline on see, et valgustunud inimene, ta omab oma varju. Nad teevad koostööd. See vari on tas olemas täpselt nii, nagu ma enne seletasin. Ükskõik kui valgustunud ruumis sa nii-öelda oled, ükskõik kui valgustunud sa siis oled, on ju, sul on ikka see vari. See ei saa. Siin reaalsuses ei käi see nii. Lihtsalt ei käi. Me saame hakkama saada oma varjudega. Aga me ei saa kunagi neist lahti. Me saame koostööd teha oma egoga. Me ei saa mitte kunagi tast lahti. Sa oled siin selles kehas, sa oled inimene. Lepi selle faktiga. Sa ei saa oma tavaelus mitte kunagi saavutada sellist taset, nagu on Dalai Lamal. Ta on ainus reaalne näide, keda ma siia tuua saan päriselt. Ja tal ei olegi mitte midagi muud ju. Millal ta alustas? Mõtle reaalselt nagu. Kui palju sul oli võimalus alustada nii noorelt ja konstantselt kogu aeg sees olla? Nope. Ära peta ennast. Siin reaalsuses, selles kehas, inimesena. Lihtsalt inimesena. Ma tean, kui õudselt see kõlab. Lihtsalt inimesena. Sa ei saa ära lennata. Sa oled lihtsalt inimene. Kuhu sa lendad? Kuhu sa valgustud? Kuhu sa reaalselt valgustud? Meil ei ole ainult päev.
meil on öö ka. Ja miks sul üldse seda valgust vaja on? Kuhu sul, mida sa teed sellega siis? Mida sa siin reaalsuses päriselt teed sellega? Siin reaalsuses sa saad olla kõikidele teistele ja iseendale kasulik ainult siis, kui sa haldad kõike. Kui sa saad hakkama selle kõigega. Kui sa ei kuku ribadeks katki, kui keegi ütleb sulle midagi halvasti või kui juhtub midagi halvasti. See ei käi nii selles maailmas. Ja sa ei ole mitte kunagi süüdi nendes asjades, mis sinuga on juhtunud, on ju? Aga sul on igasugune kohustus saada nende teemadega hakkama. Lahendada need ära, tervendada ennast, saada endaga hakkama. Ükskõik, mis sul on. Sa oled lihtsalt inimene, kes peab siin ühiskonnas toimima. Vahet ei ole, mis see ühiskond sinu jaoks on, vahet ei ole, mida sa tahad sellest ühiskonnast saada, vahet ei ole, mismoodi seda ühiskonda muuta tahad, eriti veel, kui sa seda ühiskonda muuta tahad. Tahad ühiskonda muuta läbi oma valguse, on ju. Sa pead õppima selgeks selle ühiskonna reeglid, sest sa ei pääse löögile, sa ei pääse ligi, kui sa lendad peale oma valgustumisega. Ei, sa pead minema sinna ja sealt vaikselt töötama üles ennast. Kuidas sa töötad ennast üles, õpid selgeks mängureeglid. Inimeseks olemise reeglid. Tähendab see ka seda, et sa pead õppima selgeks ühiskonna reeglid. Mingisugused normid, mingisugused ootused. Sa pead lihtsalt teadma neid. Sa pead teadma, mida sa muudad. Point on selles. Tee see selgeks endale. Sa ei saa muuta mängureeglid, kui sa ei tea mängureegleid, saad aru? Mida sa teed? Nendel inimestel, kes tervendavad teisi. Nendel inimestel, kes ongi siin selles kehastuses, et tervendada teisi, et tervendada maailma. Need inimesed enne töötavad läbi kõik need põhjakihid. Nad tulevad sealt mudast üles. Sest nad ei saa tervendada mitte midagi enne, kui nad teavad, mis seal põhjas toimub. Väga õudne reegel on muidugi see, et nad ise enda peal teevad selle mudakihi läbi. Aga see on ainus viis. Sellepärast on kogemusnõustajad kõige efektiivsemad kedagi tervendama ja toetama. Nad teavad täpselt, mis tunne see on. Nad teavad, mis on vaja teha, et sealt välja tulla. Mis see valgustumine siis reaalselt on tegelikult? Sellist, ma tean, et see on lai mõiste, vaielda võib väga palju, aga ma praegu lihtsalt tahtsin jagada seda, mis on minu sees juba siin tükimata aega keend, minu arvamus, minu nägemus sellest valgustumisest ja sellest kõigest, mis sinna juurde käib siis. Või nii palju, kui ma siin ära rääkisin, ega ma täpselt ei mäletagi, kus ma tegelikult peale hakkasin. Aga jah. Ja seda see on. Minu nägemus, minu arvamus. Lihtsalt, ainult. Ja ma tean, et siin on nii palju kohti, millega annab vaielda, mida annab veel edasi lahata, sellepärast, et siin maailmas ei ole mitte ühtegi sellist teemat, mis läheb ainult ühte joont pidi ja jõuab ainult ühte punkti välja. Ei eksisteeri. Nii palju, kui on inimesi, nii palju on erinevaid arvamusi ja nii palju, kui on arvamusi, nii palju saab sealt veel edasi minna arvamusi. Fantastiline. Ma ütlen ausalt, tegelikult mulle nii meeldib see elu sellepärast, et siin on nii palju võimalusi. Siin on nii palju võimalusi. Sul ei ole mitte kunagi ainult ühte teed. Mitte kunagi.
ükskõik mis teema on, ükskõik kui halb või hea. Mitte kunagi ei ole ainult ühte teemat. Alati on veel variante. Ja jah, ühesõnaga praegult ma siis andsin edasi selle momendi. Et aitäh, et ära kuulasid, kui kuulasid. Ja nii ongi. Ma tegin selle video küll suht. See kell meil on. Kell magab. 12:10. Okei. Ühesõnaga, ma ei usu, et ma seda videot täna üles panen. Või äkki panen ka. Tegelikult võiks. Ühesõnaga, minu esimene kell 12 öösel video siis tuleb siit. Kohe, kui see laadimine võtab ka veel aega. Ütleme, et kell 1 öösel. Tere ööd, öökull. Või siis tere hommikut. Oleneb, millal sa vaatad seda. Davai. Aitäh kuulamast. Järgmise korrani.